kena algavat päeva ja hetkel siis hommikusöögile. Siin siis küpsetatakse praemune, siit ma ilmselt täna muna võtangi. Siin on siis peekon, siin on viinerid, siin on, seda ma ei söönud, ma ei tea, mingi singimoodi asi, seda ma ei tea, see on vist draakoni viliga. Siis on siin on salatid, siin on kananukitsed, nukitsed, sellest ma ei saagi aru, see on kartul või? See on kartul või? See on vist kartul siin, jah, tundub, et see on kartul. Siin on äkki hakkliha või? Ja siin on riis ning mingit moosi, maasikamoos, õunamoos. Kohvi saab teha nagu ise, siit saab teed. Siin on kohvi, siin on kuum piim, kui tahad valikusse peale panna. Saiakeste osa on siin pool. Saad siit röstada siis saia ja hommikuelbed on siin pool siis. Ja siis on veel mahlad ka siin. Seda ma jõin, see mulle meeldis, üks punane oli, see oli liiga magus ja suhkruna. Siin on siis minu hommikusöök. Eile ma sain siis omletti. Täna lisandus lihtsalt siia peekonile, siis ma arvan, et see on kartul, siin on hakkliha ja kohvi. Meie hommikusöök on söödud ja täna on 24. veebruar ning meil ei ole sinimustvalget lippu, aga mul on üks väikene mõte. Ma võtan siit selle, siis võtan siit selle, panen selle siia peale ja siit panen siis selle, see vist enam-vähem. Või on see sinine vist, aga varem äkki. Tunduvad tegelikult suht samad, nii et no vot. Head vabariigi aastapäeva, meil lippu ei ole, meil on nüüd sinimust valge siin, nii et tervitused teile Pibi saare pealt. Eile sai siis ostetud sellised asjad ka. Üks on siis Full Moon White veinikuuler ja teine on siis ka veinikuuler, aga see valge on 5-kraadine ja tume on siis 7-kraadine. See, mis ma siin 2 päeva tagasi testisin, oli siis 5-kraadine ja seda sai segatud siis Vana Tallinnaga, muide väga hea jook on, aga väga ettearvamatu ka selles mõttes, nii et hetkel läheb siis nende degusteerimiseks. Viking Beach, restaurant, reception. Oleme muidu liikunud kogu aeg seda teed ja siis sealt, aga see on mingi üks tee, mida üks külamees meile näitas. Eile õigemini või üleeile mulle, siis ma mõtlesin, et me liigume täna veidikene teist teed, ehk siis see on siis 3. tee, mis viib Donsai Pieri, Donsai sadamasse. Ja nagu ma olen juba korduvalt öelnud, siis täna on viimane päev siin Maia Bays. Seal on niimoodi, et hommikul läheb see, mitte Maia Bays, vaid siin selles Pibi saarel. Näed, see toob ikkagi randa. Noh, jah. Ilmselt jõudsin samasse kohta, aga lihtsalt ilma künkata. Ja siis me võtame täna maksimumi, vaatame veidike veel tulesõud ja värki ja muud ei midagi. Me oleme läinud iga päev siit jalutanud ja sealt on üles ja vasakul on mingid imelikud trepid, aga siit oli palju laugem tulla, nii et täna õhtul me liigume seda teed pidi tagasi. Ja ei teagi, mis seal siis hetkel seal sadamalinnas toimub. Igatahes rannast kodus passida ei viitsi, pigem siis ikkagi niimoodi väike siuke turistikas ja kuna meil homme läheb see transveer alles, kes viib meid hotellist ära
kell 8 ja kell 10, aga meil 10:30 hakkab juba sõitma praam siis Aonangi, siis meil on vaja saada niimoodi, et kas kell 8 või siis 10, aga me kella 10 peale ei julge minna, sest pool tundi ennem peab kohal olema. Ja me otsustasime siis, et me võtame siiski takso. Takso maksab siis sotnik per face ja siis koha peal tuleb lihtsalt sull välja kerida ja siis saab kohvrid peale ja otse sadamasse. Oleme Tonsai sadamas ja mitu päeva edasi-tagasi siin kõndinud ja hetkel käib siis siin järjekordne 7-Eleveni lõunasöök, aga koht on niisugune huvitav, näitan seda kohta. Kui siinpool on sadam, kus inimesed saabuvad ja ära lähevad, siis sealpool on kohe juba teine pool, nii et me oleme vist kõige kitsama koha peal. Ma eile näitasin ka, kui me viewpointis olime, et seda kitsast kohta, et kus see mõõn tekib, et mingi kellaaeg läheb sealt vesi ära ja kui ma eile hommiku saatsin meie sõpru ära, siis oli samamoodi mõlemad pooled olid nagu veest tühjad, et ma ei tea, mis kell see toimub, seal olid tavaliselt liivakrabid. Ühesõnaga siukene koht, siin on hea vilu istuda ja süüa ja õhtul siis ilmselt einestame kuskil rannas. Batongis mul ei õnnestunud näidata seda kohvi tegemist, sest meil kuidagi läks meelest ära kogu aeg ja küll ma ajasin selle kohvi ümber ja 100 miljon häda oli kogu aeg, aga jah, kohviga on nii nagu ta on, et ainuke, mida mina siis siin olen Tais avastanud, on siis see Nescafe oma ja see on selles mõttes nagu hea, et siin on kõik on eraldi, kohvi, suhkur, piim, kõik on eraldi ilusti ja paned siis selle laksi ja sisse ära tassi ja siis lased tõmbad kuuma vee selga ja ega midagi muud keerulist ei olegi. Laseme siit härra mööda ka kõnnib siin anumatega. Kassas pead muidugi seda silti näitama. No selle, ma ei teagi, kuhu ma viskan pärast välja kuskile. Ja siit laseb siis selle peale. 15 senti maksis ta Batongis, ma ei tea, palju ta siin maksab. See on nii mega kuum, et ma kõrvetasin ta ära, et ainus variant ongi see, et sa võtad tal siit kaanest ja siit põhjast kinni niimoodi, et niimoodi lähed, muidu põletad ära. Siin on siis tsunami hoiatustorn. Neid varem ei olnud ja sellepärast see jama siin oli. Kui ma siin mõned postitused tagasi veel rääkisin, et sai surma 250 000, siis tegelikult oli niimoodi, ma täna hommikul vaatasin, see oli kogu hukkunute arv üldse kogu selle veealuse maavärina tagajärjel, mille tagajärjel see tsunami tekkis, et Pibi saarel oli hukkunute arv tegelikult 600 kuni 800 inimest, nii et ja Tais kokku oli kuskil 6 kuni 8 000 oli siis Tai inimesi, kes surma sai, et ootame, kuna õhtu tuleb, et saaks siis võtta nautida viimase õhtu siis selles Paradiisi baaris, kus me siin käisime üks õhtul neid pangijooke joomas ja ilmselt täna võtan ka ühe endale, et veidikenegi nautida seda viimast õhtut siin Pibi saare peal ja hetkel on siis niimoodi, et ei ole mõõna, on tõus, siin on mingid jõuluvanad vaatavad seinasest välja ja korraks jalutan siit, vaatan, mis siit paistab, kui kaugel me oleme hetkel. Aga jah, meri on tõusnud korralikult üles, oot, siin on hea underground tänav. Igal pool on mingid väiksed siuksed istumiskohad ja paadipileteid saab sisuliselt osta igast jumala väikesest putkast. Siin tundub, et oleks nagu mingi ahvide baar, Sunskies baar. No võt, sinna poole me lähme pärast õhtul. Siin on hästi ilus kaader tõesti. Me õhtul kõndisime siit ja siin ei olnud vett, siit me jalutasime ja saime sinna randa niimoodi. Võtsime siit rannast siis
2 sihukest kohalikku džinni koksi pangetäit, niisugused panged ja 500 pahhi ehk siis alla 14 euro, see oli mingi 13,90. Ütleme niimoodi, et Eestis baaris maksab tavaline 8CL-ine koks maksab 18 eurot ja sa oled kuskil mingisuguses baaris, aga siin on see vaade on iga nagu megana. Ma ei tea, väga palju mõtlemise ruumi on, ütleme, nendele baaridele, kes suviti rannas tegutsevad, toimetavad, et kuidagi liiga kallid on need koksid Eestis, noh. Lähen liigun siis seda mõõna mõõtma hetkel, et tundub, et järjest rohkem madalamaks läheb. Nad on seal kuskil põlvede väel. Ma ei tea, kui sügav see on. Ma üritan kuskilt kõige madalamast sisse minna, aga ma ei tea, võib-olla läheb üle püksi sääre siit. Aga siit nad kuskilt niimoodi jalutavad. Mina ei tea, kui sügav see vesi siin on, siis vaatame, äkki leiab kõige madalama koha. Hetkel on niimoodi, et põlvedeni. Ma siit vaikselt niimoodi sõtkun minna. Igas väikses sellises rannakohas käib pidu, nii et ei oska sõnadesse panna seda. Aga jah, vesi vaikselt taandub. Ühesõnaga, ma jõudsin veidike vara. Püksisääred on veits märjad. Aga eks ma ootan veel veidikene ja siis proovin sinna kaugemale minna. Vaatab, kuna sinna õnnestub minna. Jõudsin ikkagi mõõna ära oodata ja jäi väheke hiljaks, et 18.59 on kell ning hetkel on niimoodi, et vett on kuskil 10 sentimeetrit ja päike loojub. Õigemini on juba tegelikult vist ära loojunud. Ranna poole peal on nagu ööelu täiega käima läinud ja kohe peaks hakkama see tuleshow, mida ma siin paar päeva tagasi ka vaatasin. Ja nii palju, kui silmapiirile ulatab, on kõik erinevaid lokaale, pisikesi baare ja peopidamise kohti täis, nii et väga vinge kogemus jah, siin Pibisaare peal, et ei ole mitte kunagi siia sattunud ja nädalakene on veel jäänud ja juba ma igatsen täiega, et tahaks tagasi. Ja selline see ilus mälestus jääb tänasest vabariigi aastapäevast, et eelmine aasta samal ajal olin Egiptuses, olin siis Tutanhamoni hauakambrite juures ja saatsin tervitusi siis Eestisse sealt, nüüd aga siis siin hetkel Tais Pibisaarel. Aga jah, selline ongi siis see tänane kokkuvõte siis sellest saarest ja saare videost, nii et homme näeme juba siis sadamas, kui hakkame Aonangi sõitma. Ilusat õhtut. Tšau!
When the broken hearted people living in to agree, down we build our soul.